tere! Täna räägime kodukinost ja osa numbriks on juba 10. Ja selle alapealkiri saab olema teeme kodukino tegemise lihtsaks. Ehk siis kogu see kõlarite hunnik, võimendi, juhtmete puntrat, mis me siis saaksime teha, et see asi läheks lihtsaks, aga säiliks kvaliteet. Minu meelest kõige lihtsam lahendus on teha kodukino stereos. Mis see tähendab? See tähendab seda, et vaja on 2 kõlarit, võimendit ja oluliselt vähem juhtmeid. Kaableid, kuidas keegi siis nimetab. Kas on vahe? Kas on nüüd vahe? Jah, vahe on, kui me teeme rohkemate kõlaritega või vähemate kõlaritega. On vahe, aga ka varem ma olen öelnud siin mõnes videos, et kui teil on hea stereosüsteem, siis see kõlab väga ja väga hästi, tegib nii ruumiline efekt, kui kõik muu see filmis saab olema kodu jaoks piisavalt äge. Ehk siis teil polegi vaja teha seda tagakõlaritega süsteemi, sest tagakõlarite paigaldamine on tihti keeruline, pole võimalik neid kaableid sinna vedada. Ütleme nii, et ostate valmis elamise või tahate hiljem seda ehitada, eks ole, ja pole arvestatud, siis kogu see kaablimajandus on üks paras peavalu. Ja ei ole häid lahendusi või piisavalt häid lahendusi näiteks teie jaoks, kuidas need kaablid ära panna. Siis ärge pange, tehke stereo. Tehke endale korralik stereo. Ja ärge tehke seda soundbariga. Soundbar on siiski iluasi. Iluasi rohkem kui heliasi. Ja loomulikult ta teeb heli ja oluliselt paremat heli, kui on siis telerikõlarid. Aga korralik selline põrandakõlaritega või ütleme natuke kallimate riiulikõlaritega variant on ikkagi oluliselt parem kui lihtsalt soundbar. Ja kui saate veel, lisage subwoofer, filme vaatate, siis on täisvärk. Koju tihti peale piisav, pole vaja seda kodukino ehitada. Ja see ongi soovitus lihtsaks kodukinoks. Ostke 2 stereo kõlarit, võimendi, receiver, ühendage see teleriga ja teil saab olema vägev kodukino tegelikult. See ei pea olema 5 kõlariga või veel rohkemate kõlaritega tehtud. Ei pea, sest koju ei ole enamasti nii suurt heli paljudele jaoks vaja. Ja kindlasti pole ka mõtet sel juhul teha, kui te pole endas kindel. Te lihtsalt lugesite, vaatasite mingeid videosid, kas või videosid, kellegi teise videosid, lugesite mingeid asju, et oi, see kodukino on äge asi ja siis käite suures kinos ja mõtlete, oh, sa pagan, vägev, kui mul oleks kodus ka selline heli. Vau. Siis kahjuks koju te ei saa sellist heli teha. Õigem saate, aga see maksab tohutult raha. Ja kui te koju ostate, siis lähete poodi ja ohoh, 500 eurot kodukino komplekt nii-öelda. Ja ostate selle siis, see ei ole isegi mitte sarnane kinohelile. Või kui siis väga ja väga vähe. Ja seetõttu sellise kodukino komplekti asemel osta 2 korralikku kõlarit ja 1 võimendi on oluliselt parem mõte. Te saate kuulata nendest väga hästi muusikat ja vaadata väga hästi filme. 2 asja, 2 olulist asja, mida te selle teleriga teete või siis mängitate siis otse näiteks muusikat ilma telerita. Selline seade teeb seda väga ja väga hästi. Ainuke asi, mis te peate vaatama, et siis sellel võimendil või receiveril oleks teile vajalikud sisendid. Ehk siis juhtmevabad, kõik need asjad oleks teil olemas, mida te soovite. Ja see on minu meelest kõige parem lahendus. Jah, seal võib probleemi tekkida selles, et nii-öelda Wi-Fi probleem, et abikaasa, tüdruksõber, elukaaslane teeb teile selle peale kuradi asi, see seal nüüd on, mis. Aga äkki saate ta nõusse. Ostke valged kõlarid. Valged tihtipeale sobivad paremini kui mustad, täpselt samasugused.
või näiteks mingi mööbliga sobivad, mõne puidutooni. Variante on tegelikult tänapäeval väga palju. Ja väga uhkeid ilusaid kõlarid, muidugi kipuvad kallimad olema kui nii-öelda need lihtsamad variandid. Aga noh, see on küll nii suhteline, sõltub väga palju ikkagi tootjast. Aga tehke stereo heli endale koju. Stereo on väga hea. Kuigi ma räägin teile siin põhiliselt kodukinos, siis ma ütlen veel kord, stereo on väga hea asi. Ja stereost, noh, paremaks minna väga raske stereost. Alati te võite minna hiljem selle rohkemate kõlarite peale. Aga kas see süsteem teil nagu hiljem sama hea on kui stereo? Tihtipeale ei ole. Just sellepärast, et kui te tahate säilitada sama heli kvaliteeti mis stereos, teil raha tuleb kulutada palju rohkem. Kogu see võimendite värk, kõik see värk maksab palju rohkem, et säilitada sama võimsust, mis kõlaritesse läheb, kõike selliseid asju, seda dünaamilist ulatust, selle jaoks kulub raha palju. Ja stereo on oluliselt lihtsam, oluliselt odavam. Proovige ära. Proovige see stereosüsteem ära ja ma usun, et noh, te võite ise endale õla patsutada pärast seda, sest et üldiselt, kui seal pole neid juhtumeid väga palju ja see ei näe väga kole välja, siis ka teie abikaasa patsutab teile õla pealt. Okei, tegelikult päris hea sound, et mulle isegi meeldib. Et nii see on. Et kui te sellise meetodiga saate endale korralikult stereo, siis on väga hästi. Ja noh, üks variant on veel. Osta ära ja siis pärast kahetse. Oi jah, aga noh, eks see igaüks peab ise teadma, kas kannatab sellist variantiga teha või mitte. Nii et see on lihtne soovitus. Tee endale stereo kodukino. Ära mine selle multikanali heli peale, mitme kanali heli peale, kus on neid 5.1. Tee 2.0 või 2.1 heli. Ja see on väga hea, väga äge kodune elamus. Soovitan soojalt. Kõike head teile ja järgmise videoni.